Tere tulemast Põlvasse. Kohta, kus keset linna asub üks väike tiik, mille ühel kaldal on Jakob Hurt ja teisele poole kallast luuakse hoopis Winny Puhhi selline või hoopis selline taies. Kultuuripealinn missugune? Kultuuriinimesi ja kunstnikke ja luuletajaid kõiki tunnustatakse alles siis, kui nad on läinud meie seast. Mõnes mõttes ootad seda, et sa ära sureksid selleks, et sa saaksid tõesti inimestele korda minna. Meie teeme selle asja teistmoodi. Vald on võtnud väga positiivselt selle soovi vastu, et kui nad midagi vahvat tahavad teha, siis igal juhul meie takistusi tee. Ja nüüd tulime siis otsima Põlva pealt inimesi, kes ütleksid, milline monument on Winny Puhhile kõige õigem. Soliidne. Jaa. Täitsa ükskõik. Väga morbiidne, ma ei tea. Need on nagu Buchenwaldi vangid. Ma ei kujuta ette, ma ei usu, et keegi närvi on läinud, sellepärast, et ütleme tänapäeval, kui kõik inimesed tahavad midagi saada valitsuselt ja vallalt ja meist iganes, siis meie tahame oma nagu kodukohale midagi tagasi anda. Igav. Väga hea. Lähme järgmise juurde. See on natuke põnevam juba. No see on Winny Puhhilik. Sealt küll lapsed mööda käima ei hakka. Mulle meeldis tegelikult üks, mis raha raisata selle jaoks. Aga proovime siis viimase ka. See on mingi nalja saada. See sobib. Muidugi. Kukk. Muidugi. Siis võiks ütelda, et küll on see kukeke peal ja hurt all ja siis on hurt peal ja kukeke all ja ei. No seda ma küll ei tahaks, mitte kuskil. Natuke nahale vaadata seda. Need on nii erinevad kontseptsioonid, et kuidas te siis selle lõppvaliku teete, et milline siis kultuur siis saab tulema? No minu arvates on väga oluline see, et tavaliselt Eestis on kultuur rahvast lõhestav. Minule näiteks meeldiks see, kui Delfi vaataja saaks välja valida, milline täpselt läheb. Panete monumendi endale püsti. Kukke. Miks see kukk tuli? No ütleme niimoodi, et kukk on ju vana Põlva sümbol. Põlva on ikkagi Aabitsa pealinn olnud juba siin väga ammusest ajast, eks ole. Meil on ka kirikutornis kukk olemas, et miks see võiks kultuurimaja juures olla ka üks väike. Ja see tuleb kultuurimaja juurde? Ja kultuurimaja ette. No seda ma küll ei tahaks, mitte kuskil. Natuke nahale vaadata seda. Pannakse tuled põlema, hakkab muusika mängima ja üle Orajõe ürg oru siis kostub Ruuben ja Nele tulke süüa. Eesti rahvas on monumendi rahvas. Esiteks ei hakata seda ausammast kutsuma monumendiks ega ausambaks, vaid see on munament.